Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas siis Tinkercadist teha ühte jutu täringut. Selleks otsin kõigepealt sümbolite alt üles täringu. Lohistan selle endal paika, praegu ta on üsna väike, teeme, et ta on näiteks 5 sentimeetrit, et igalt poolt, igast küljest 5 siis siit, siis siit ja nüüd ma pean tõstma ka tema kõrguse 5 sentimeetri peale. Nii. Ja nüüd, kui ma tahaksin talle siis peale panna erinevaid kujundeid, siis tegelikult ju siin on mingisugused kujundid olemas, mingid geomeetrilised kujundid, et selleks, et neid siia peale panna, et vaatame veel, mis on siin näiteks ekstrate all, sellised jalad ja muud asjad ja numbrite all, et täringule võib ju panna kõike. Näiteks ma panen selle tähe, lohistan ta siia paika, nii, siis tõstame ta kõrgemale, niimoodi, et ma teadsin, et mul oli täring 50, paneme 49, et ta tuleb siia näiteks siia peale. Või kui ma tahan näiteks, et ta ei oleks mitte siis selline siin peal välja ulatuv, vaid et ta oleks näiteks sees, siis ma määran, et ta on auk ja lükkan ta siis siia sisse. Nii. Ja nüüd, kui ma olen ühe külje siis valmis pannud, siis ma selekteerin ära ja grupeerin selle kõik ära, et nüüd mul ei juhtu siis selliseid asju, et midagi siin nihkuma hakkab. Kui ma nüüd täringu ette võtan, siis ma võin võtta nüüd näiteks ette täringul järgmise külje, keeran ta endal täpselt 90 kraadi, hopsti, ja nüüd mul on järgmine külg ees. Nii, aga nüüd edasi ma ei kasutaks neid kujundeid, mis mul siin Tinkercadis on, vaid kasutame Inkscape'i, sellist programmi, vektorgraafika programmi, ja joonistame ise ühe kujundi. Näiteks, et ma tahaksin sinna panna ühe näiteks siilikujun, siis ma valin siit Inkscape'ist siis vabakäelise pliiatsi. Siit ülevalt vaatan, et see silumise osa ei oleks siin väga väike, vaid siin kusagil ütleme 40, need jooned jäävad siis sujuvamad. Nii, ja joonistame siis ühe sellise siilikese, nii, siin on siiliokkad, hopsti, ja jõuan siis siia nina juurde niimoodi välja. Nii, nüüd on mul siil joonistatud. Kui ma tahaksin seda siili nüüd veel natukene täpsemaks teha, siis ma võin valida siit tööriista trajektooride sõlmede redigeerimine ja tegelikult nüüd ma saan kõiki neid asju tõmmata natuke ühtepidi või natukene teistpidi, et kuidas ma parasjagu tahan. Ja mulle siia üles riba peale tekkis veel terve hulk uusi tööriistu. Et siin on mul võimalik näiteks, kui ma tahaksin selle siili pea paremaks teha, mul on võimalik siia juurde panna neid sõlmi, et selle plussi peale klõpsates. Aga selleks pean ma kõigepealt siis välja valima need 2 sõlme, kuhu vahele ma tahan selle plussi teha või selle uue. Selleks siis üks on mul välja valitud, nüüd hoian Shift-klahvi all, vajutan teise peale ka, nüüd on näha 2 on sinist ja kui ma nüüd selle plussi peal klõpsan, näete, siia tekkis veel vahe sõlmekene, nii klõpsan veel korra, siis näete nende 2 vahele. Ja kui ma nüüd kusagil mujal klõpsan, siis nüüd mul tekkis siia siis palju rohkem neid võimalusi, et kuidas ma saan neid asju siis lohistada ja paika panna. Nii. Väga ilus see siil mul praegu ei tule. Nii, siis samuti ma saan siin näiteks valida ka sellist asja, et kuidas need sõlmede vahelised jooned on, et mis kujuga nad on, et siin üleval on võimalik siis väga erinevaid, et tee näiteks valitud sõlmed nurgeliseks või siis vastupidi siledateks või kaared ja nii edasi, nii et siin saab mängida nende asjadega, ma saan teha siis täpselt sellise, nagu ma parasjagu tahan. Nii, kui mul see kõik on tehtud, siis mul ei jää muud ainult üle, kui ma pean salvestama, fail, salvesta, salvestame, paneme nimeks siil, SVG formaadis, save, võtame uuesti lahti oma Tinkercadi ja nüüd impordi all on meil võimalik siis siia sisse tuua vektorgraafika faile, valin selle siili, open,
lasta jääda 10%, import. Nii, ja nüüd on mul siis siin üks siilikene. Oih, nüüd ma venitasin ta natukene liiga suureks, aga ma saan ta siis teha täpselt selliseks, nagu ma tahan. Ja nüüd on mul vaja siis see siil ka lihtsalt üles selle peale tõsta, et 50 oli see täringu kõrgus, ma panen praegu siia 49 peale, tõstan ta jälle siia peale, teen selle suuruse paika nii nagu tahan. Nii, näiteks ma tahtsin, et ta oleks pigem siis selle kujundi sees, teen ta auguks. Nii, ja selekteerin jälle kõik ära ja grupeerin. Nii, et nüüd mul on siis juba 2 külje peal on kujund olemas. Ma muidugi peaksin siin täpselt jälgima, panen korra ungroup, et kui sügavale ta läheb ja nii edasi, nii et neid suuruseid ka. Ja siis, kui on jälle kõik see tehtud, keeran jälle täringut ja võtan uue külge. Üks külg tasuks jätta täringul võib-olla tühjaks, sellepärast, et kui hakata seda asja printima, siis printimisel on väga raske printida sellisel viisil, et siin oleks mingisugune kujund. Nii et jätke siis üks täringu külg tühjaks.